Ja loomulikult, kui tavaliselt räägime väga suurtest investeeringutest, väiksematest ka, aga suurematest eelkõige, siis me loomulikult räägime EIS-ist, ehk siis spetsiaalselt selleks loodud Eesti ettevõtluse investeerimise organisatsioonist ja nemad on alati olnud siis ka kättpidi juures nende suurte investeeringute puhul. Ja nüüd mul ongi hea võimalus küsida Villem Vohult, Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutus energeetika valdkonna juhilt, kuidas teie asutus asja näeb? Tervist! Villem Vohu, Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutus. Ja mina olen tulnud täna siia tegelikult näitama ühte slaidi. Ja see slaid on siin teie ees. Sellel, nii nagu KPMG on analüüsinud energiasalve majandusmõju, analüüsime meie välisinvesteeringute siis majandusmõju. Ja siin sellel konkreetsel slaidil on siis näidatud 8 projekti. Need 8 projekti on näidatud 2 dimensioonis. SKT mõju püstiteljel ja horisontaalteljel töötajate arv. Kokku on nendel 8 projektil 700 miljonit euri SKT mõju aastas ja 3000 töökohta. Nüüd, see on valdavalt kõik siis töötlev tööstus ja energiamahukas tööstus. Ehk siis nad ei ole mitte energiatootjad, vaid nad on see tarbijapoolne energeetika ots. Ja nendel 8 projektil on üks ühine omadus veel, nimelt neid ei ole mitte kunagi alustatud. Nendega on peetud läbirääkimisi, neid on analüüsitud, aga nad ei ole startinud. Iseenesest selles, et kõikidele pipeline'is olevatele klientidele ei ole võimalik oma ärikeskkonda müüa, ei ole mitte midagi nagu ebaloomulikku, et on neid, kes tulevad ja neid, kes ei tule. Aga oluline on kuulata nagu nende mittetulijate peamist sõnumit, miks nad ei tule. Kuna nad on energiamahukad, siis nad on ka väljendanud seda, et teie elektri hind on liiga kallis, roheenergia pakkumisi ei suuda te tarbimise vastu adekvaatselt teha, lihtsalt ei ole igal sobival hetkel roheenergia pakkumist, ja see hind on volatiilne, ehk et selline määramatuse faktor on ka väga suur. Hind, siin viimastel aegadel on vahemikus 0–300, eks ole, valige endale sobiv number, see on teie peamine sisend tootmises, eks, et arusaadavalt see heidutab ja ei kutsu siia investeerima. Ehk et põhimõtteliselt on tegemist projektide kalmistuga siin sellel pildil. Et andku mulle nüüd selle Paldiski vesisalvesti arendajad andeks, aga ma siia kalmistu servale paigutan nüüd nende projekti ka. Et see ilmus siia ülesse vasakusse nurka. Miks teised on punktid, aga need on sellised pikaks välja venitatud sellised ovaalid? Põhjus on selles, et viimased 3 kuud on Paldiski vesisalvesti majandusmõju analüüsi, ehk seda sama KPMG analüüsinud erinevad ministeeriumite analüütikud. Kritiseeritud on nii eeldusi kui metoodikat, peetud on hulk väga selliseid teravaid vaidlusi sellel teemal. Iga analüütik leiab sealt mingi oma tõe, aga reaalsus on tegelikult see, et nii pika ajaperioodi peale ette tehtavaid projekte ei ole võimalik adekvaatselt väga täpselt hinnata nii kui nii. Ehk et ma olen püüdnud olla lugupidav kõikide panustanud analüütikute suhtes ja püüdnud kõik need punktid siia ära märkida, mida nad siis aja jooksul on väljendanud. Ehk et põhimõtteliselt Paldiski vesisalvesti asub kusagil seal nurgas. Nüüd, ja see on tegelikult suhteliselt ebaoluline, kus kohas ta selle punase välja sees seal tegelikult asub. Oluline on see, et Paldiski vesisalvesti võimaldab nendel ülejäänud projektidel ellu ärgata. Selle taga on see 700 miljonit, mis siin ekraanil paistab. Et ta muudab tegelikult meie ärikeskkonda ja ta parandab meie konkurentsivõimet. Kuhu me selle konkurentsivõime kaotame? Me kaotame seda üldjuhul oma vahetusse naabrusesse, ehk et Põhjala riigid teevad meist oluliselt paremat energeetika väärtuspakkumist. Miks nad seda teevad? Teevad sellepärast, et nad on investeerinud pikaajalistesse varadesse.
11 tuumareaktorist, mis tänasel päeval Rootsis ja Soomes energiat toodavad, on 10 rajatud eelmise sajandi aastatel 77–85. Sisuliselt, mis ta siis on, 8 aastaga on 10 reaktorit antud töösse. Need reaktorid on üle 30 aasta vanad, nende kapitalikulud on tänaseks kantud ja nad toimivad tegelikult ainult jooksvatel kuludel. Ainult tuumakütus, hooldus, järelevalve, aga kapitalikulu selles hinnakomponendis enam sees ei ole. Nad on pikaajalised varad. Hüdroelektrijaamadega on veel hullem. Need rajati Skandinaavias eelmise sajandi keskel, osad lausa eelmise sajandi alguses. Juba eelmise põlvkonna investorid unustasid ära, mis nad nendest maksid. Need toimivad ka jooksvatel kuludel. Ja selliselt varustatud naabriga konkureerida on nagu suhteliselt lootusetu. Meie oleme investeerinud, meie töös olevad varad on kõik lühiajalised ja nad ka, ütleme ka tänases pildis selliseks jäävad. Ehk et nüüd nendest nii-öelda pikaajalistest varadest on Paldiski täna üks väheseid, kui mitte ainuke, ja sellistest, mis saaks homme hommikul alustada, millele on ehitusluba, on ta vist peaaegu et ainukene. Nüüd, mida me peame selle projekti juures arvestama? Sellest investeeringu tegemise päevast alates kuni tasuvuspunktini on 5–6 Riigikogu valimised. Ja seda, mida poliitiliste selliste järskude otsustega, kui palju halba see võib teha majandusele, et seda me näeme praegu laivis Ameerika Ühendriikides. Nüüd kõik laenuandjad, kes sellist situatsiooni ja seda äriplaani vaatavad, küsivad, et okei, et kuidas te nüüd tagate selle piirkonna investeeringute sellise stabiilsuse, kuidas see ärikeskkond stabiilsena hoida. Ja see on nii-öelda võtmeküsimus selle projekti käiku andmisel. Siin sellel jagatud lehtede peal on arendaja küll avaldanud teatavat nägemust sellest, et kuidas moodi seda keskkonda siis läbi garantiimehhanismi esitada. Ei, see ei ole täna kindlasti siin mitte sellepärast, et sellele garantiile kaasa kiita. Meie räägime sellest, et oluline on ikkagi pikaajalistesse varadesse investeerida. Selle garantii sisu üle või millisel viisil seda keskkonda nii-öelda turvalisena hoida investori jaoks, see on sellise avaliku debati koht. See on debateerimise tuleviku küsimuseks. Aga see debatt saab tekkida ainult siis, kui ta on argumenteeritud, tasakaalukas ja tulevikku vaatav. Aga mis ma tahan teile selle pildiga kaasa anda? KPMG on teinud konservatiivse hinnangu. Nad on vaadanud mineviku andmeid ja püüdnud nende pealt projitseerida tulevikku. Aga KPMG analüüsis ei saa sisalduda need sündmused, mis minevikus jäid ära. Just selle probleemi tõttu, mida energiasalv lahendab. Ehk et kui te keskpärast minevikku projitseerite keskpäraseks tulevikuks, siis see nagu ei vasta päris nagu kõigile teie oodatud küsimustele. Minu poolt kõik. Aitäh teile! Aitäh! Suur tänu! Ma ütleks niimoodi, et kui see on keskpärane tulevik, siis mis siis veel võiks olla see mitte keskpärane tulevik? Nii et tasuks sellele nagu tähelepanu pöörata, et võimalusi on veel rohkem, kui täna isegi jutuks võib tulla ja selles mõttes ma täiesti jagan eelkõneleja arvamust, olles Foresightiga piisavalt palju oma elus tegelenud, sealhulgas ka riiklikul tasemel, siis mulle tundub, et see on mõneti täiesti paratamatus, et peabki konservatiivselt lähenema. Ja see ongi õige, sellepärast et see annab ka, kuidas nüüd öelda, teatud mõttes ka tugevusvaru või kindlusvaru. Nüüd järgmise teema, võib-olla sellest teemast ma ühe asja siiski tooks enne välja, kui me kohe läheme ka viimase ettekande juurde. Nimelt ma arvan, et eelkõneleja see notatsioon, et tegelikult me ei oska nagu hinnata, kui palju võimalusi on kaduma läinud. See on asi, mis on kõige suurem ja traagilisem, korduvalt ka jällegi kogetud ka isiklikus nii-öelda tegevuses, et seda on äärmiselt keeruline hinnata, seda tavaliselt ei tunnustata, aga lõppkokkuvõttes akumuleerides annavad nad tegelikult paratamatult ka suure ja makro nii-öelda tagasilöögi, kui sellega mitte üldse tegeleda. Ehk siis peab sellega ka tegelema ja ma arvan, et see oli väga õige märkus, et meil on teatud nõrkused
ja me peame nendega tegelema, sest nende ärajäänud investeeringud on meil ärajäänud edulood ja meie nii-öelda heaolu, mis jääb puudu.